Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, ta tuleb sinu ellu, tee vaid õige valik. On 3 varianti ja vaatame, missuguse mehe te siis endale valite. Et kõigepealt no teeme niimoodi. Te peate nagu praegu valiku ära tegema, et missugune, ja ainult ühe muidugi. Et te peate tegema praegu ära valiku, et missugune see mees on, kas on esimene variant, kas on teine variant, kas on kolmas variant. Nii. Esimene variant, mees. Teine variant, mees. Ja kolmas variant, mees. Nii. Tehke praegu valik ära, missugust meest tahaksite oma ellu, see peab olema ainult üks variant nendest. Et esimene, teine ja kolmas, jah. Aga mina alustan siis esimese variandiga. Et esimene variant, missugune see mees on. Et kellegagi te siin tuttavaks saate ja see siis, missugune on esimene variant, missugune see mees on. Nii, vaatame ka seda esimest varianti siin. Noorem mees on tõesti suht noor mees. Ta tuleb nagu poisikene, tal on veel väga palju õppida elus, väga palju uusi kogemusi saada. Ta võib olla päriselt ka noorem mees, ta võib olla ka vana mees, aga ta ei ole nagu midagi ära õppinud, ta nagu poisikene, ta ei oska käituda nagu mees, on ju. Et siin oleneb, mida siin kaardid hakkavad rääkima. Hakkame siis vaatama. Nii. Missugune see mees siis on, see esimene variant. Nii. See mees on, ütleme niimoodi, suht kärsitud, ta tahab kogu aeg olla aja sees, ta tahab kogu aeg näha oma tööde tulemusi, oma tegemiste tulemusi, ta on nagu jube kärsitud, millal juba, ma olen ju nii palju ära teinud, juba tahaks tulemusi näha. Samas ta nagu ei usalda ennast, tal on kogu aeg hirm, et aga äkki ma ei ole piisavalt hea. Tal võib olla natukene naiselikke iseloomuomadusi, naiselikke jooni isegi võib olla. Ja ta on suhteliselt aktiivne. Ta on suhteliselt aktiivne ja kui tema usaldus võita, siis ta võib hakata teid usaldama ja ennast avama, aga seni ta nagu ennast esialgu inimestele ei ava niimoodi kergelt. Miks ma valisin selle Grimoire kaardid, sellepärast, et nemad ei valeta, nad räägivad alati õieti. Selles mõttes ma valin need kaardid nii. Ta armastab väga seltskondi, ta armastab väga pidustusi, kus on inimesi koos, kus on huvitav, kus saad tutvuda uute inimestega. Samas otseselt see mees ei karda raskusi. Ta on läbinud juba väga pika tee oma elust ja see tulemus juba on ta nagu silme ees, eks ole. Ta oskab ka inimesi aidata, temalt on palutud abi ja ta aitab hea meelega inimesi. Aga ta peab vaatama, keda ta aitab. Ta aitab tõesti neid, kes on vaesed, aga ta aitab ka neid, keda võib-olla ei tohiks aidata, eks ole, nii-öelda nagu hunt lambanahas, on ju. Et seda niimoodi ta veel eristada nagu ei oska, eks ole, head halvast. Võib-olla sellepärast ongi nagu müntide baas, on ju. Selle mehe iseloom. Ja tal on ta on selline, kes kiiresti armub. Ta võib saada ka siis nagu hästi vihaseks, kui midagi on, siis läheb hästi emotsionaalseks ja ta võib olla ka paras argpüks, et kui need emotsioonid lähevad liiga tugevaks, siis ta lihtsalt põgeneb. Tal tulevad igasugused hirmud, et ta arvab, et mis siin see suhe on, et oi, ma ikka kardan ja ma põgenen. Natuke nagu argpüks, on ju. Näete, ja karikate kuningas, et ta on inimene, kellele meeldivad emotsioonid, kellele meeldib olla armunud, armastada kedagi. Tal võib olla probleeme joomisega.
Võib-olla teda on kunagi maha jäetud või ta tunneb ennast nagu hästi üksikuna ja siis ta tavaliselt üksi olles võib hakata jooma. Tal on see oht. Ja ta võib niimoodi lasta ennast ka paljaks varastada. Võib-olla ta ei pane ust kinni või kuidagi lohakalt käib niimoodi, et ta varastatakse ära midagi. Aga tõesti võibki tulla, et tal ka korter varastatakse tühjaks, on ju. Et kohe ta nagu nii ligi tõmbab mingi oma sellise käitumisega, et ta kohe nagu tõmbab vargaid ligi. Nii. Samas ta on ühtepidi jällegi nagu, on see positiivne, kui ta midagi pähe võtab, siis tavaliselt ta ei lase sellest lahti. Ta võib küll tunda hirmu, et issa, mida teised minust arvavad, on ju, kui ma nüüd seda plaani hakkan ellu viima. Aga samas ikkagi sõbrad, justkui kui ta saab nagu, ta sõpradele väga meeldib, kas sellepärast, et ta on nagu puhas hing või sihuke särav. Ja ma räägin, ta tõmbab siis igasuguseid sõpru ligi, nii häid kui halbu, eks ole. Et ühtepidi ta tundub nagu suhteliselt sihuke, no tõesti võib-olla nagu natuke lapselik, on ju, kes ei oska võib-olla ennast piisavalt maailmast kaitsta või. Ta on saanud elult õppetunni, võib-olla keegi armastajat on teda maha jätnud või talle ei öelnud või on ta päriselt kaotanud. Kõrgemalt poolt see on märk, et ta pidi seda kogema, tal oli vaja see valus kogemus läbi teha, sest ta oli päriselt sellesse naisesse armunud, mõlemad olid üksteisesse väga-väga armunud. Aga see, et ta kuidagi nagu kaotas selle naise, on ju, et ta nagu ei tahtnud enam mitte kedagi peale seda näha. See oli mingi õppetund kõrgemalt poolt sellele mehele, see ei tulnud niisama. Nii, ta näitab, et mingisuguse vana asjaga on see mees ühele poole saanud, kas mingi oma probleem või mingi lahendamata asi või midagi tal on, mille on ta saanud nüüd ühele poole lõpuks. See on loonud natukenegi valgust tema ellu, võib-olla keegi aitab, toetab teda kõrvalt. See võib olla nii inimene kui ka võib-olla keegi surnud hing, kes teda toetab, on ju. Ja ta ei ole päris üksi niimoodi oma pead. Ja siis ta suudab ka ta on nagu tugevam, tal on rohkem jõudu ja ta suudab ka paremini nagu enda eest seista ja enda eest vastu hakata. Selline huvitav indiviid on see esimene variant. Ega ma pikemalt ei teegi, sellest et siit juba päris palju tuleb juttu välja, et missugune see inimene on. Nii. Nii, ja siis keskendume teisele variandile. Segan natuke kaarte. Nii, teine variant siis on niisugune erak. Inimene, meesterahvas, kes tahab väga olla üksi, naudib üksindust, otsib pidevalt üksindust, võib-olla mõtiskleja. Võib-olla ta ei ole niisugune väga hea suhtleja, on ju. Väga armasta, aga võib-olla on ka tark mees. Et see võib ka niimoodi olla, on ju. Nii. Teine variant siis, missugune see mees on, kes valis teise variandi. Näed, ongi mõtiskleja, tahab omaette olla. Kui tal on halb olla, siis ta lähebki oma tuppa, oma ruumi. Ta kurvastab üksi, ta kellelegi oma kurvastust välja ei näita. Aga samas tal on mingi tohutu hea oskus. Kas ta on hea oraator, et oskab rääkida midagi või oskab ta tõesti muusikat midagi teha, mängida mingid, siin on viiulid mängib, on ju. Ja siis inimesed jäävad teda lummatult kuulama. Tal on mingisugune spetsiifiline oskus, et ta suudab rahva hulgad ennast kuulama panna. Ta on mingil alal ja täiesti väga hea meister. Ka temal on selliseid naiselikke iseloomuomadusi või siis ka välimust, et natuke naiselikke jooni suksi. Et ta paistab olevat ilus mees, on ju. Ja siis ta on siuke eraklik. Aga ta on midagi väga hästi ära õppinud tõesti nagu peensusteni, on ju. Talle on pakutud ka midagi, millest ta on keeldunud. Siin on, ütleme, võib-olla mingisugune usk, ristiusk või mingid, ükskõik mida, on ju. Ja siin on nagu karikate 8, et ta ei teagi, mida siin keegi pakub, raamat on kinni.
aga tema ütleb ei, ma ei taha, onju. Ma ei taha seda. Võib-olla ta ei taha südamevalu, eks ole, võib-olla keegi tahabki oma südant talle avada, aga tema nagu ei taha seda, ei, ära räägi mulle, mida sa minu vastu tunned, onju. Võib-olla on paljud temasse salaja armunud, aga ta on erak, onju. Ja siis naised nagu tõesti, vahest niimoodi avaldavadki talle armastust, aga tema ei taha sellest kuulda mitte midagi. Mul tuleb niimoodi, et ta on langenud mitu korda mingite rünnakute ohvriks, sest ta on olnud, ütleme öösiti, valel ajal, vales kohas. Aga tal ei ole midagi, tal on kogu aeg hästi läinud, ta ei ole nagu viga saanud, onju. Talle meeldib olla veekogu ääres, sest vesi on see, mis teda rahustab, mis on tema stihia. Ta saab sealt nagu oma hingele sihukest leevendust oma muredele või kuidagi ta nagu tasakaalustub vee lähedal, veekogu lähedal. Siis ta tunneb, et tal on hea nagu olla, siis ta on nagu looduse või kõigega üks, onju. Aga ta on ka abivalmis, ta on valmis inimesi aitama. Võib-olla ta siis käib ka mingis ühingus kuskil või aeg-ajalt ta toetab nagu inimesi. Ma ei tunne, et ta teeks kogu aeg, aga ta aeg-ajalt teeb. Kas ta käib 6 korra kedagi aitamas või võib-olla 2 kuu tagant või on mingi organisatsioon, kes ta aeg-ajalt kutsub appi, ta tuleb ka aitab näiteks, onju. Võib-olla toidu jagamisel, pakkide jagamisel, ma ei oska öelda, mismoodi ta aitab inimesi, onju, aga kuidagi moodi ta aitab neid. Nii. Tema on ka selline, kes meelitab selliseid nii-öelda rotte ligi inimesi, kes tahavad võib-olla temalt ka mingi teadmisi või midagi varastada. Ta on ka siukene, kes meelitab selliseid pahasid inimesi ligi, onju. Aga see mees ei ole suu peale kukkunud, ta võib täiesti oma sõnadega inimesed paika panna. Ta on väga tark mees. Ja jällegi ta näitab, et tema ikkagi näitab, et ta tõesti aitab kedagi, kas ta nagu oma teadmisi nii-öelda valab teiste hinge, eks ole, ta aitab neil nagu paraneda, terveneda murekoormast. Või ta tõesti kuidagi aitab ellujäämisel nendele, ta annabki mingit sööki või raha või midagi annab. Ja palujaid on tal, aga ma räägin, et ka tema vahest võib aidata seda, keda võib-olla ei tohiks aidata, onju. Aga see mees ei ole rumal, vaat see mees on tark mees päriselt. Ta ikkagi aeg-ajalt käib kuskil, mingisugune tutvusringkond on, kus tema käib, kus mingeid spetsiifilisi asju aetakse. No ma ju ei tea, kes ta võib olla. Ta võib olla ka mingisugune ülikoolis seal, mingisugune professor näiteks või ma ei tea seda, vaata, milles ta hea on. Aga kui nad koos kellegagi, kui tema ja veel nagu teatud inimesed teevad mingit koostööd, siis sealt tuleb siukene võimas elekter, võimas jõud tuleb sealt, onju, kui nemad oma teadmised kokku panevad. Nad võivad nii mõndagi luua, onju. Neil on tohutu power koos olles. Võib-olla ta käib ka kellegi teise loengutel või vaatamas mingisuguseid, ma tahaks ütelda rituaali, onju. Aga ta käib nagu vaatamas midagi, kus inimesed koos käivad. Aga võib-olla talle meeldib teatris käia, eks ole. Et vaadata, kuidas inimesed näitlevad ja siis vaadata seda nagu teise siukse kunsti inimese pilguga, onju. Või ta kuulub mingisse salaühingusse. Aga see on nagu, selles mõttes ta on nagu hea ühing, ta ei ole paha, onju. Ja sellel mehel on palju unistusi. Sellel mehel on ka võime tervendada ennast, võime tervendada inimesi. Ja temal, ta oskab unistada ja tema unistused ka vastavalt nagu olukorrale või lähevad täide. Tal on väga tugev mõttejõud, väga tugev. Näete, tema stihia on loodus. Ta naudib looduses olemist. Näed, siin on jällegi teerada, seal on vesi allpool, onju. Et ta on siuke visionäär, kes oskab näha nagu tulevikku, näha seal juba mingit oma valmis pilti, eks ole, aga ta peab olema vee lähedal, ta peab minema ja maandama ennast. Siis saavad tema nagu mõtted veel suurema jõu nagu. Ja näete, ikkagi ta on kuskil koos, kus luuakse siis kas võib-olla mingit sõnalist jõudu.
no ma räägin, võib-olla ta käib kirikus hoopis, eks ole, et on seal, noh, seal on ka sõnal tohutu jõud, on ju, seal luuakse ühine kaitse näiteks ja tehakse palveid ja et siin nagu noh, tulest on kaitsering, on ju. Ja samas ta on ikkagi inimene, kes samas üksi töötab. No aga samas võime ka öelda, et ta võib-olla on äkki kirjanik, kirjutab raamatut, on ju. Et aga siin lihtsalt näitab, et see inimene on tark, on ju, ja ta oskab need mingite oma asjade, kas sõnade või tegudega, ta väga paljudel oskab mõju avaldada, sest see on maag, on ju, maagikaart. Ta oskab inimestele mõju avaldada, tal on tohutu mõjuvõim mingi oma asjade oskustega. Ma isegi ei näe, et ta oleks naist kõrval. Vaat see on minu arust inimene, kes elab päriselt ka üksi. Aga tema naudib, et tal on mingid oma asjad, kus ta käib, kus ta teeb rahulikult läbi mõeldult. Et mul on tunne, et ta palju unistab. Siin tuli enne ka välja, ta palju unistab. Võib-olla ta unes näiteks näeb palju asju, on ju. Võib-olla ta näeb tuleviku asju. Võib-olla ta näeb unes, et ta lendab, on ju. Et ja näed, jällegi ta näitab, et tuleb kuskile kokku, kus on inimesed ja kus siis noh, midagi tehakse koos, on ju. See on nagu vähestele valitutele mõeldud. Ja ta on omamoodi aktiivne mees. Ta on aktiivne. Vot selline omapärane mees on. Hästi huvitav siuke intelligent, aga minu arust ta on täiesti jah üksi. Nii. Nii, ja nüüd vaatame siis kolmas variant. Missugune on mees, kes asub nii-öelda kolmandas variandis, on ju. Aha, mõõkade 10. Vot see inimene on mingist tohutut valu kogenud, aga ta on selle kõik nagu maha lõpuks jätnud. Ta mingist oma valust, vaevast, murest, kurbusest, leinast üle saanud. Nii, kolmas variant, mis mees see on? Aga see mees on päris sihukene, võib olla sihuke hästi äkiline. Tema puudus võib olla ka mingi alkoholism, kus ta võib jah, nii-öelda minna nagu allakäigu teed. See on tema miinus. Aga ka temale meeldivad nagu tunded, emotsioonid. Tema jaoks on ka, et elada, tal on vaja ikkagi aeg-ajalt olla armunud või noh, või et talle keegi meeldib. See annab nagu tema elule jõudu. Ta naljalt oma saladusi ei avalda. Kui ta midagi või kedagi on nagu võtnud enda hinge, siis ta sellest naljalt lahti ei lase. Ta väga palju käib ringi, aga ma räägin, ta siukene, ta on siuke keevaline, ta on keevaline ja kunagi ei tea, kuidas ta käitub, kas tal on hea tuju või tal on halb tuju. Inimesed nagu natuke pelgavad teda, sest noh, ta on siuke päris ägeda loomuga. Ta võib äkki vihastuda, aga ta võib ka lihtsalt naeratada, on ju. Ja mitte keegi ei tea, mis tujus ta parasjagu on. Tal kas on praegu mingi naine või, aga tal on olnud kas noh, mitu naist, tal on olnud suhteid naistega, ütleme nii, kas on olnud 1 või 2, ma ei tea. Ja nad on koos käinud juba täitsa mingisugust siukest noh, elulist teed läbi. Võib-olla nad on isegi nagu teinud ühise kodu rajanud, on ju. Ja lõpuks on ikkagi nagu üksi jäänud, noh, mingil põhjusel on see naine tema elust läinud, on ju. Aga ta on saanud sealt endale päris siukesi, noh, hästi ka positiivseid tulemusi, kogemusi. Teda mõned peavad natuke rumalaks või et ta mängib narri, mängib tola. Inimesed naeravad ta üle, ütlevad, kuule, on ju, mis sul seal peas toimub, on ju. Ta armastab pidustusi, seltskonda. Talle meeldivad uued tutvused.
aga tal on mingi naisiidol, keda tema kummardab, tal on mingi kujund, missugune peab tema jaoks olema naine. Ta nagu tohutult kummardab seda mingit kujundit oma peas, missugune peab olema naine tema elus. Aga samas tal on mingid oma hirmud, mille eest ta tohutult põgeneb, tal on mingid varjatud asjad, kas mingi varjatud käitumismeetod või võib-olla ta loeb kuskilt mingisuguseid asju ja siis tekivad ta mingid oma illusioonid peas, on ju. Võib-olla negatiivsed, on ju. Aga ta oskab astuda vastu, ta ei karda, ta oskab enda eest seista. Ta on sihuke, ma räägin, ta sihuke parajalt tuline hing, on ju. Aga ta võib-olla tegeleb ka mingite siukeste võib-olla mitte kõige paremate asjadega, aga ta varjab seda. Või on ta käitumisel midagi siukest imelikku. Näete, ta ongi nagu kahe näoga, et ta võib olla nii positiivne kui negatiivne. Aga kui ta armub kellegisse, siis ta on nii intensiivne, et see naine peab hakkama kaitsma ennast selle mehe armastuse eest, sest see on nii tuline, see on nii intensiivne, et kui naine ennast ei kaitse, siis ma ei tea, kuidas ta nagu selle mehe armastuse üle elab. Selle mehe armastus ei ole tavaline, hästi kirglik. Kui ta on emotsionaalne, siis on nagu veel raskem, eks ole. Et sa ei saa ju olla kogu aeg 24/7 kellegi inimesega, on ikka, sa tahad nagu personaalset ruumi ka, midagi seal on. Nii, missugune on see? Ma räägin, tal on mingisugused oma nagu siuksed negatiivsed olemused, mida ta nagu üritab varjata. Ta tahab näidata, et ma oskan koostööd teha inimestega, ma saan sellega hakkama, ta surub oma negatiivse poole mingiks ajaks alla. Mingis mõttes ta tõmbab teatud inimesi ligi, sest tal on mingisugune omadus. Aga ta peab aru andma iseendale, et kui ta teeb mingeid negatiivseid asju, siis see karma saab ta ükskord kätte. Et ei ole, võib-olla lõpuks on niimoodi, et teda karistatakse sellega, et mitte keegi lõpuks enam tema kõrvale ei jää. Ta jääb lõpuks täiesti üksi. Inimesed lähevad lihtsalt tema elust ära, on ju. Ta peab aru andma endale, et ei ole nii, kui ma teen ka midagi halba, siis ma ei saa sellest karistada. Ta millegipärast arvab niimoodi. Ja näete, nad ongi, kas tema ise on kedagi välja kutsunud, mingit hinge, mingit teemonit, ma ei tea keda, on ju. Ja siis see ongi väljendunud, võib-olla nad on mitmekesi olnud, teinud mingit rituaali või midagi. Ja see on teda ära hirmutanud, teda on hakanudki jälitama kas mingid teemonid, mingisugused vaimud, ma ei tea. Võib-olla ta näeb neid nüüd kogu aeg, ta ei saa kuskil asu ja kuna siin tuli ka saatana kaart välja, siis ta nagu üldse ei adunud, mida see asi, see rituaal, mida see temale nagu kaasa tõi. Et see ei ole enam nali, mis ta tegi, aga see oli tema valik. Sest ma ütlesin, et ei tohi nagu mängida, et siis tuleb see saatuse, nagu karmakaart tuli välja, on ju. See mees ei tohi mängida niimoodi. Ta ütleb küll, jaa, ma olen aus ja ma ütlen kõik välja ja mis ma mõtlen, on ju, aga ma räägin, pärast on tagajärjed. Sest kõik kirjutatakse nagu saatuse raamatusse sisse ja pärast siis ära nutta, kui sul läheb kõik nagu kehvasti, kui sa kaotad tõesti kõik. Tõesti kõik, eks ole, et sul on pangavõlad, siin tõstetakse korterist välja, sul ei ole töökohta, sul ei ole sõpru, võib-olla sul lõpuks pole mitte kuskil elada. Et see mees peab väga vaatama ette asjad, kui tal on mingid negatiivsed asjad. See võib ta viia täiesti sellisesse kohta, kus ta ei pruugi enam välja tulla. Vot sellepärast tuligi äkki mõõkade, mis ta oli, mõõkade 10 või, tuli välja. Et jah, mõõkade 10. Vot sellised 3 tegelast tulid välja. Ja see, kelle te algul valisite, vot see teie ellu tulebki. Et seda inimest te oma ellu siis tõmbate. Nii, vot selline oli tänane ladumine. Ma tänan teid kõiki, pange palun like, kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad, vajutage telli nuppu ja vajutage ka musta kellukest, siis alati edaspidi tulevad teile teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.